Paljud teist on kuulnud, et inimene kasutab 10% oma ajust. Võimas kujund, aga muidugi vale. Vale ei ole muidugi põhimõte. See, et inimene võtab vastu palju rohkem informatsiooni, kui ta suudab teadlikuks saada, see on tõsi. Inimene supleb pidevalt infomeres, võtab vastu igasugust teavet kõikide meeltega, aga teadvusesse jõuab sellest ainult väikene osa. Teadlaste käsutuses on selle informatsiooni uurimiseks päris võimsad tööriistad. Meie kasutame aju bioelektrilist aktiivsust ja me oskame vaadata, kuidas aju bioelektriline aktiivsus reageerib millelegi uuele. See tähendab seda, et meie aju töötab nagu väike ennustusmasin ja loob pidevalt mudeleid ja kui tekib üllatusmoment, siis me näeme seda ka aju bioelektrilise aktiivsuse töös. Ja on väga suur teaduslik väljakutse saada teada, milleks eeltähelepanuline või teadvustamata ajutöötlus meile siis võimalused avab. See on suur potentsiaal. Laste katses uurime me väldete taju, sellepärast et välted on ülioluline osa eesti keelest. Arengulise keelepuudega lastel ja ka tavalistel lastel vahest on probleeme väldete häälduse, lugemise ja kirjutamisega. Ja meie tahame teada, kas need probleemid algavad juba tajust. See on väga oluline info, et planeerida lastele logopeedilist abi. Kui me saame ümbritsevast keskkonnast mingit kestvat ühetaolist sisendit, siis meie ajus tekib sellest teatud mudel. Nüüd, kui keskkonnas midagi muutub, siis seda võrreldakse tolle olemasoleva mudeliga ning tekkivat aju aktiivsust nimetame me lahknevusnegatiivsuseks. Teise keele mõistmise, õppimise ja rääkimise puhul mängib hästi olulist rolli inimese emakeel. Inimese emakeel vormib meie aju selliselt, et võõrkeele tunnuste suhtes ei ole me väga tundlikud. Näiteks ei pruugi hiina või vene emakeelega inimesed väga hästi eristada eesti keele välteid või soome emakeelega inimesed eristada eesti keele õ-häälikut. Meie aju on väga võimekas. Lisaks kuulmisele toimub erinevuste automaatne tuvastamine ka visuaalses modaalsuses. Oleme uuringutega näidanud, et aju tunneb kiiresti ära kurja näo neutraalsete seast või näiteks hamburgeri gloobuste seast. Seda kiiret aju mõjutab ka meie hetkeseisund. Näiteks tühja kõhuga hakkab hamburger eriti silma. Kokkuvõttes on selles, mida inimese aju teab, teeb, oskab või eristab, väga palju avastamisruumi. Väga palju avastamisruumi on ka selles, mida see inimese käitumise ja enesetunde jaoks tähendab. Meie usume, et meie leiame selle üles.